Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast. Kris küsib. Hei kõikidele tänastele podcasti sõpradele ja vaatajatele. Tänaseks minu vestluskaaslaseks on naine, kes on nagu hunt kriimsilm. Tal on 9 ametit, aga tundub, et Maria Sotakul on neid veel rohkem. Tänaseks vestluskaaslaseks ei olegi keegi muu kui endine jalgpallur, endine FC Flora abitreener ja samuti praegu Jalgpalliliidus töötav Maria Sotak. Tere tulemast! Tere, aitäh kutsumast! Otse loomulikult oled siia alati teretulnud minu podcasti. Maria, alustame täitsa lühidalt ja algusest. Sinu jalgpalli teekond üleüldse Eesti naiste jalgpalli sai alguse Tartu Tammekast. Räägi meile sellest lähemalt. Ja kusjuures napilt oleks saanud kusjuures Merkuur, tollel hetkel ta oligi Merkuur, et sellepärast, et kui mina mõtlesin, ma tahaks jalgpallitrenni minna, siis ma võtsin telefoniraamatu. Ma ei tea, kes inimesed veel üldse teavad, mis asi on telefoniraamat, süke suur, ja võtsin sealt J-tähe alt jalgpalli, hakkasin läbi siis helistama ja siis esimene oli seal Merkuur, sest M on tähestikus varasem kui C ja helistasin ja nad ütlesid, no ei, et meil ei ole ikkagi tüdrukute punti, et proovige siin kellelegi teisele, ma ei mäleta, kas nad otseselt Tammekat soovitasid ja siis järgmisena ma helistasin siis Tammekasse, Katrin Kaarna võttis vastu või võib-olla mind suunati kuidagi ja nemad võtsid mu ilusti oma, ütleme siis naiste gruppi vastu ja sealt siis see teekond 2003. aastal alguse sai. Okei, aga mis esimene positsioon sul üleüldse jalgpallis oli? Mäletad sa? Ma arvan, et võis ollagi kuskil äkki kuskil ründes või ühesõnaga eespool, et me mängisime minu arust tollel hetkel 7-7 noortekaid ehk siis kuskil seal kas ääres või ründes või midagi sellist oli, jah. Ja siis sa olid suhteliselt teismeline cirka vanus kuskil 13-14? Jah, kui ma läksin trenni, ma olin 12 ja siis selle aasta nii-öelda teises pooles ma sain 13. Okei. Me teame ka ju seda, et sa tegelikult on legendaarne Tartu Tammeka puuriluhkjak väravavaht. Jah, sellega oli ka selline naljakas lugu, et ma tegelikult olin kunagi noorteklassis mänginud väravas, olude sunnil natuke ja siis ikkagi otsustasin platsimängija kasuks, aga siis paar aastat enne, kui ma lõpetasin, siis olime olukorras, kus meil oli põhiväravaht vigastatud, oli ühesõnaga, kuidagi asjad jooksid kokku, üks väravavahtidest läks kaitseväkke ja siis mingit pidi, siis me jõudsimegi nagu koostöös treeneritega nagu minuni, mõtlesime, et proovime, et vaatame, kas nagu on veel midagi alles ja sinna ma tegelikult kuni karjääri lõpuni jäin, et paar korda mängisin ikkagi platsi peal ka, aga nii oli ja nii ju siis pidi minema. Okei, aga kuidas sa nagu ise näiteks mingit sükest kaotusvaru üleüldse üle elasid või midagi sükest nagu ja siis nagu samuti, kuidas sa nagu seda rõõmu siis täistasid ka, et kui olite võitnud või nii? Ma ütlen ausalt, et päris raskelt elasin ma seda kaotusi ja ütleme ebaõnnestumisi nagu üle. Ja eks see oli ka üks põhjustest, miks ma ära lõpetasin, oli see, et ma kuidagi ei suutnud seda positiivset enam negatiivse nagu üles kaaluda. Aga mis seal ikka selles mõttes, et alguses tuleb see, mina tihtipeale, kui mul see alguses see halb emotsioon on, siis ma tahaks ennast natukeseks ajaks isoleerida, nii-öelda pimedas toas natuke mossitada ja siis tuleb hakata nagu töötama nende asjade kallal, mida on vaja muuta ja rõõmu, selles mõttes ikka kõige toredam ju on võistkonnakaaslastega nagu koos olla ja tähistada ja nagu nautida seda ühist tulemust, mis nagu kõikide panustamisel on nagu saavutatud, et see oli jah, pigem siis niimoodi, jah. Okei, aga siit oleks ja edasi minna, et küsida sult sellistest, et tegelikult oled sa ju ka treener olnud ja sa treeneriks said ei kuhugi mujale kui FC Flora naiskonda. Tänasel hetkel 8-kordne Eesti meister
nagu tüdruk, mida sa teinud oled, samuti oled ka koondise juures abis olnud. Et räägime nüüd sellest siis lähemalt. Ja, et treeneriteekond sai mul alguse siis 2013 vist oli, kui ma Tammeka duubli juures, siis naiste duubli juures oma teekonda niimoodi ametlikult alustasin. Ja eks ta siis seal Tammekas kulges niimoodi erinevate tüdrukute gruppide juures, natuke olen naiskonna juures olnud ja siis kui ma mängimise ära lõpetasin, siis oli tegelikult jah, suhteliselt kindel siht, et Flora peatreener Aleksandra Ševoldajev oli juba ütleme mitmeid kordi mind ka Florasse treeneriks kutsunud, või vihjanud niimoodi, et mingit ülemeelitamist ei olnud. Ja kuna ma niikuinii tollel hetkel Tallinnasse kolimist plaanisin, siis jooksid need asjad nagu ilusti kokku ja seal kõrval on olnud ka erinevatel ajaperioodidel erinevad noortekoondised, et tänaseks päevaks ma olen jõudnud naistekoondise kehalise ettevalmistuse treeneriks, aga tegelikult olen ka, et see on tulnud nagu aastate tulemusel. Okei. Ja kui nüüd päris täpne olla, siis tänasel hetkel sinu täpne ametinimetus siis on naiste jalgpalli koordinaator, naiste jalgpalli fitness kompetentsi koordinaator. See hea suupärane. Ja suupärane. Peabki võtma niimoodi vihiku rausu kätte. Et räägi, mida see siis konkreetsemalt nüüd tähendab? Ühesõnaga, minul otseselt sellist nagu osakonda ei ole. Minu ülesanne on siis nagu omada ülevaadet kõikidest osakondadest, kus siis või sellest osast, kus naiste jalgpall siis sees on. Näiteks koolitusosakonnas, et kui palju me võtame naiste jalgpalli sinna või näiteks ka rahvajalgpall või ongi siin mingisugused rahastusprojektid ja mingisugused, ütleme, suhtlemised ka nagu mingil määral seal FIFA ja UEFA-ga, kui need on sellised igapäevased asjad, et ma kindlasti ei ole nagu kellegi kontroll või ülemus või kontrollör, et pigem on see, et ma annan võib-olla nõu ja koordineerin ka seda, et mingid asju saaks tehtud, aga et seda on nagu raske kirjeldada, et ma olen endale pannud tegelikult kirja need tööülesanded ja need ongi umbes sellised, et ma ei tea, erilubadest, liigadest kuni liigade süsteemini, kuni siis nüüd viimasel ajal ka mõne koolituse nagu läbiviimiseni, et see on selline nagu kõik ja mitte midagi. Ma vahepeal ütlen, et aga ja siis see fitness kompetents, seda on natuke konkreetsem seletada, seal ma näiteks testin noortekoondisi, siis fitness teste teen neile, üritan ka nende siis GPS andmeid natuke analüüsida ja ütleme, anda tagasisidet ja anda ka ütleme mängijatele, kes soovivad siis mingisugust individuaalset abi pakkuda nii-öelda. Ja nüüd siis eelmise aasta novembrist osalen ma ka siis naiste koondise tegemistes just nimelt kehalise ettevalmistuse treenerina, et seal on juba nii-öelda omakorda igasugu erinevaid ülesandeid, mis siis treeneri tööga kaasnevad. Okei, aga kui me nüüd siin hiljuti rääkisime omavahel videokõne vahendusel ja leppisime täpsemalt kokku, et mida me siin podcastis hakkame rääkima, siis tuli ka välja selline asi, et tänasel hetkel oled sa juba ka ise tegelikult treenerite koolitaja. Et räägi natukene sellest ka meile siis lähemalt. Ja, selle me osalesin siis selle aasta esimeses pooles. Jalgpalliliit korraldas sellise asja nagu koolitajate koolitus, mida siis pakuti ka oma maja töötajatele ja selle ma siis läbisin ja olen nüüd siin ka septembris, oktoobris, natuke novembris ütleme kätt proovinud selle treenerite koolitamise osas. Et eks näis, et praegusel hetkel mul veel mingid pikki suuri koolitusplaane nagu paigas ei ole, aga mulle meeldib. Ma ise õpin selle käigus väga palju ja mul on ka võimalus nii-öelda tutvuda tegelikult treeneritega, kes võib-olla alles sinna jalgpallimaastikule tulevad. Et mul on tänu sellele on tihtipeale päris hea ülevaade sellest.
Okei, aga siit ma tahaks tegelikult ühte teist asja küsida su käest, et sinul oli ju väga-väga pikk nagu mängija karjäär enne selja taga, et mis sa nüüd isiklikult nagu sellest arvad, nagu paraku minu vaatevinklis ei oleks nagu päris okei, et mõned väga paljud inimesed on meil saanud niimoodi nagu ka laste treeneriteks ja nüüd kohtunikuteks, aga see ei puututa sind, on ju, et inimesed, kellel ei ole ühtegi päeva isegi mitte mingit jalgpallikogemust olnud eelnevat, on ju, et see, kui sa oled kuskil tribüünil, oled mingi ilged jalgpallibänd, lõugad seal oma lemmikvõistkonda, et vamas ja pange olla, on ju, aga see ei tee sind treeneriks ega ka kohtunikuks, on ju, et kuidas isiklikult sellesse nagu suhtud, et kas võiks olla tegelikult enne mingi jalgpallikogemus või võib ikka tulla või nii? Selles mõttes, et laste jalgpallikoolitusele on absoluutselt oodatud kõik näiteks lapsevanemad, niisama asja armastajad või võib-olla ongi ka nagu fännid või jalgpallihuvilised või ka inimesed, kes veel ei tea, kas nad tahaksid treeneriks saada või mitte. Et see on täpselt selline ühepäevane koolitus, mis tutvustabki, ütleme, siukeste 5–7-aastaste laste nii-öelda, teebki selle sissejuhatuse, kuidas nemad mõtlevad ja kuidas nemad treenivad ja mängivad, et minu jaoks see on ainult ütleme soositav, et inimesed, kes ei ole ise mänginud, tuleksid ka, et just nimelt meil päris palju käibki lapsevanemad just nimelt selle eesmärgiga, et teada saada, et mis see treeneri töö siis on või kuidas meil siis nagu neid, miks minu lapse treener neid asju näiteks teeb ja tegelikult üldjoontes on nagu lahkunud positiivse emotsiooniga ja päris paljud on ka edasi läinud nagu järgmistele treeneri kursustele. Et ma arvan, et lõppkokkuvõttes oleneb inimesest endast, et kui inimene, kes pole päevagi jalgpalli mänginud, tahab saada jalgpallitreeneriks ja ta näeb selle nimel vaeva ja ta ümbritseb ennast inimestega, kes võib-olla siis saavad kompenseerida seda, ma ei tea, tehnilist või mingisuguseid selliseid asju, siis ma ei näe nagu mitte mingit põhjust, miks see inimene ei peaks saama jalgpallitreeneriks. Ei, ja no siis absoluutselt täiesti arusaadav ja nii. Ja siis küsiks juba niisugust asjad, lisaks kõigele oled sa ju ka mängukommentaator Soccernetis, et tõesti, et mida veel nagu kõike sinu kohta tuleb, et ma usun, et Hunt Grimson jääb juba alla sinu üheks ametiga, et sinul ikka neid 10 kordi rohkem, et kuidas siis on sattunud nii, et sa kommenteerid siin naiste mänge üsna tihti? Jah, Hunt Grimsilma ma nagu viimasel ajal ei ole Soccerneti mängudel kohanud. Nagu sa praegu siin näed ka, et mulle meeldib lobiseda ja ütleme, kui ma tribüüni peal seda mängu vaatan, siis ma teen seda anyway, et ma kommenteerin. Ei, see oli jällegi selline asi, mis mingil hetkel tekkis nagu võimalus proovida. Mulle see meeldis ja ütleme, see aasta ma olen saanud, ütleme ka nagu naiste EM-iga päris palju seda teha, et see on jällegi minu jaoks huvitav ja selline, ütleme, natuke teistsugune viis jalgpalli vaadata. Ja. Et see on ikkagi päris huvitav, kuidas, ütleme, sa vaatad tegelikult pinkset 90+ mängu, sa tood mingid asjad välja ja siis sa räägid võib-olla kellegi teisega, kes nägi hoopis teisi asju ja sa mõtled, et nagu ma vaatasin 90 minutit, ma olin täiesti nagu fokusseeritud sellele mängule, et kuidas mina sellist asja ei näinud, aga samas võib-olla näed mingit teisi asju, et jällegi võimalus jalgpalli näha kuskilt täiesti teise koha pealt. Aga kuidas sina, Maria, nagu isiklikult sellesse suhtud, et paraku, mis mind väga-väga kurvaks teeb, et siin Eestis on ka niimoodi, et ainult ühte naiste mängu kantakse üle kogu selle vooru peale, mis teil see on, et tegelikult võiks ju mingid eraldiga kanalid asjad teha niimoodi, et ikkagi näeks kõik nagu seda sammud igat mängu, mis vähegegi on, või siis kas või hea näide, et nüüd laupäeval on siis hooaja lõpp, kus mängib ainult 6 võistkonda, isegi selleks näidatakse ainult ühte mängu ja see on siis Saku ja Flora, kus Flora saab oma karika, aga näed nüüd näiteks teised, nii Helva, Tabasalu ja siis Viimsi Tammeka võivad ainult und näha selles. No ütleme nii, et muidugi ideaalmaailmas kantaks nagu kõik üle ja et võib-olla kõik ei pea siis nagu Soccernetis olema, võib-olla mõni on sul seal, meil on ka, ütleme, enda noortekoondiste mängud on jalgpall.ee olnud ja või tuleb mingi teine tegija hoopis turule, näiteks Tammeka ju kannab oma mängu. Ja see on väga respekt neile. Just, et aga lõpuks me taandume sellele, et raha.
näiteks meeste esiliiga mänge kantakse ju üle, sellepärast, et neil on, nemad leidsid selle nii-öelda, issand jumal, ettevõte siis, kes ostis need mängiõigused või need mängude õigused ära. Ja Jalgpalliliit on ka aastaid tegelikult otsinud naiste mängudele sellist nagu, kas nimisponsorit või nagu ettevõtted, kes need mängiõigused siis ära ostaks, et me saaksime kõiki mänge nagu üle kanda, et selles osas praegusel hetkel Jalgpalliliit maksab tegelikult ise need mängud ülekanded kinni ja no, muidugi meil oleks hea meel, kui keegi teine võtaks selle üle ja siis näiteks veel kõiki mänge, loomulikult, et tahte taha see kindlasti ei jää. Aga nüüd siit on hea võtta nagu järgmine asi, et kui me juba siin naiste meistriliigas räägime, mis üleüldse nagu kas või juba Jalgpalliliidus, siis mis nagu eesmärgid teil seal meistriliigas just nimelt on? No natuke võib-olla isegi on see asi hakanud minema sinna poole, et loomulikult nii-öelda koondise kõrval on Jalgpalliliidu unistus ka see, et meie liiga siis areneks ja saaks paremaks ja suudaks ka mitte toota, aga suudaks tuua nagu ka professionaalseid jalgpallureid või tekitada siis Eesti mängijatest professionaalsed jalgpallurid, ehk siis praegu siin on ju näiteid natuke olnud, et kus siin klubid on endale välismaalt mingisugused mängijad nagu toonud. Täpselt eesotsas kas või Viimsi naiskond ja Martin Reim, kes väga aktiivselt panustab sellesse. No just täpselt, et hea meelega nagu see oleks üliäge, kui oleks ju kõik klubid, aga sellist võimalust saaks pakkuda. Üleüldiselt, miks Jalgpalliliidule ja meile on, ütleme, see liiga tähtis, on ühelt poolt on meister, kes siis läheb edasi naiste meistrite liiga eelringi. Ehk siis, et see meister tuleks sellest liigast nii-öelda välja võimalikult hästi ettevalmistunud, ehk siis liiga tase oleks võimalikult kõrge. Aga teiselt poolt me ei saa nagu mõelda ainult selle peale, et viimased 8 aastat on, et Floral oleks hea ja enne seda, et Pärnu JK-l oleks hea, et see ei käi niimoodi, et lõppkokkuvõttes, mis me tahame, et tuleks tegelikult meie püramiidi nagu see alumine osa oleks suurem, ehk siis meil on seda massi, kes tuleb, ütleme ka nii-öelda individuaalselt, aga kes tulevad tervete võistkondadega meistriliigasse peale, et seda massi oleks palju ja et me saaksime nendega võimalikult varakult hakata tegelema, et nad oleksid ka nii-öelda pakuksid kvaliteeti. Okei, aga mis sa arvad näiteks nüüd sellest, kui lihtne üleüldse Eesti tüdrukutel tänasel hetkel on võimalik teha profikarjääri? Näiteks nüüd pean silmas päris seda, et nad oleksid täiesti profi naisjalgpallurid Sõjatanusega, see juhtuks ainult välismaal, aga ühel hetkel me jõuame Eestis äkki ka siin lähiaja jooksul nii kaugele, et nad oleksid kas või poole kohaga nagu profid, et pool aega siis teeksid seda tööd ja pool aega nad teeksid klubitööd ja nad saaksid ka klubist reaalselt raha ja palka. No ütleme nii, et kui see oleks lihtne, siis ükskõik kus, siis see ei oleks ju nii väärtuslik, et kindlasti on Eesti selliste skautide mõttes ei ole võib-olla selline kõige atraktiivsem maa, kuhu nagu tullakse mänge vaatama ja nii, aga samas meil ju on ka näide Liisa Merisalust, kes oligi seesama Sokkerneti ülekandega mängis Flora vastu, Eesti liiga mäng, Tammeka eest mängis, siis nad seal kaotasid päris suurelt, aga jäi skaudile silma ja teenis tegelikult välislepingu. Ehk siis, ja väga võimsa välislepingu Saksamaal on ju sellises naiskonnas, et see on Merisalu, Taani oli tema. Taani majasin. Aga samas selles mõttes sul on väga point, sest Sest tema läks ka tegelikult majasin, see on minu eksimus praegu, vabandust mu kõigi vaatajate eest, aga ma tean, et nad tegelikult mõlemad minu meelest läksid ka agentist ja mõlemad luges ka see Sokkernete mäng, kui mina ei eksi. Võimalik. Ja just, täitsa võimalik, et jah, et ma lihtsalt Kirke-Liisi kohta nagu seda fakti ei teadnud, aga et Kirke-Liis Lillemets läks ju Bayer Leverkusenis. Ja seal oli ka mingi väga hea agentitöö mingi, aga ma tean, et midagi mängis rolli ka tegelikult see Sokkerneti mäng või need asjad. Just, et aga lõppkokkuvõttes ütleme nii, et kui sa tahad
Inglismaal näiteks saada profiks, siis sa konkureerid, ütleme selle massiga, nagu tüdrukute massiga, kes seal nagu peal on, ehk siis kui sa tahad Eestis saada või Eestist siis saada profiks, siis sa konkureerid tegelikult konkureerid võib-olla selle riigi asukoha ja nagu mainega. Ma ei tea, kui sa tahad Brasiiliast saada profiks, siis sa võib-olla konkureerid, ma ei tea, mingisuguse meeste jalgpalliga või mõnest teisest kohast konkureerid sellepärast, et sul rahalised vahendid lihtsalt ei võimalda sul näiteks trennis käia. Et lõppkokkuvõttes on see profiks saamine on raske töö ja kui sa tahad seda teha, kui sa tahad profiks saada, siis sa pead lihtsalt palju vaeva nägema ja ma arvan, et see on realistlik kindlasti. Lihtne ta ei ole, elu mitte kuskil lihtne. Ja otse loomulikult ise peab vaeva nägema või nii, et näiteks kas me võtame ühe hea eesmärgi, et Ragnar Klavan juba väikse poisina unistas ja oli kindel see, et ta saab sinna Inglismaa Premier League'i ja näed saigi oma suure vaeva ja tahtmisega. Nii, aga mis sa arvad, kas Eesti klubide hetkel juba suurklubid, kes on ka võtnud selle eesmärgi, et naiskond peab olema või nii, panustavad oma raha piisavalt naiskonda mingil määral? Või nad võiksid tegelikult ka seda rohkem teha ja vaeva näha? Raha võiks alati rohkem olla. No muidugi. No ütleme, kui ma ütlen kuidagi väga robustselt, siis selleks, et meil oleks professionaalsed jalgpallurid ja ütleme professionaalsed klubid, siis jah, ei panustata piisavalt. See on lihtsalt nagu matemaatiline tehe, eks ole. Aga minu jaoks ei ole ka nagu nii mustvalge, et klubidel on ka keeruline seis, sest et meie majanduses on keeruline seis ja just tuli mingisugune uuring ka nagu vaesuses elavate inimeste kohta, et ka klubid, ütleme oma nende osavõtutasudega ja asjadega, et sellest on ka nii palju nagu räägitud või osalusmaksuga, et see ei ole, ütleme ka nii lihtne, et ma ütlen, et see on see summa, mis nad peaksid panustama, et siis see on nagu piisav, et ma tegelikult näen, et klubid üritavad teha asju, mis nende nagu võimuses on, aga, alati on aga, kindlasti on rohkem ruumi ka, mis eelkõige selleks, et teha pikemaajalisem plaan. Et ütleme, okei, meil ei ole praegusel hetkel raha, et maksta, ma ei tea, 3 mängijale, teha nendega profileping. Kuidas ma jõuan 3 aasta pärast selleni? Ehk siis see plaan või siis võib-olla see ei peagi olema profiklubi, et ma ütlen, et okei, meil on ainult 1 tüdrukute grupp. Kuidas me jõuame selleni, et meil oleks 4? Ehk siis et ma arvan, et see on võib-olla see asi, mis on nagu realistlikult tehtav, just selle plaani tegemine, läbimõtlemine ja see tegelikult nagu otseselt ei maksa raha. Muidugi keegi peab tegema seda, aga see ei maksa nagu, see ei ole nagu mingi asi, kuhu sa meeletult pead raha sisse pumpama. Ja just nimelt see ka, et see nagu, naiste jalgpall ei ole nagu selline asi, kus sa paned ühekordselt mingi rahasüsti sisse ja siis on maagiliselt on sul mingi järgmine aasta on sul mingisugune hull kasum sees, et me rääkisime ka üks päev, et Inglismaa naiste, või tähendab Inglismaa jalgpalliliidu president või siis chairwoman või kuidas ütles ühel konverentsil, et tema tuleb nii-öelda ärindusest ja ettevõtlusest ja ütles, et tema jaoks on nii huvitav see, et kui ütleme, tehakse startup firma, siis panevad need mitte nüüd sponsorid, aga investorid, panevad raha sinna sisse ja nad ei oota, et kohe järgmisel aastal oleks mingi meeletu kasum. Ehk siis nad ongi selle raha pannud sinna mitmeks aastaks investeerinud ja nad teavad, et võib-olla mingil hetkel tuleb. Ja siis samas me nagu võtame siis naiste jalgpalli, mõtleme, et me paneme sinna mingisuguse raha sisse ja ootame, et nüüd 2 aasta pärast tuleb sealt mingisugune hull rahalaev nagu tagasi ja tahaks nagu meelde tuletada, et naiste jalgpall tegutseb MTÜ-na ehk siis mittetulundusühinguna nagu kõik jalgpalliklubidki, et see ei ole isegi mitte nagu, see ei ole isegi ettevõte, ehk siis sa ei müü tegelikult otseses mõttes mitte midagi esialgu. Et selles mõttes see oli minu arust väga hea võrdlus, et see just nimelt pikemaajalisus ja ka nagu see plaan, kuidas me jõuame selleni.
siit ongi hea sõnum, et igasugustele äriinimestele, investoritele, et olge head, palun köhige pappi Eesti naiste jalgpalli jaoks ja naiste jalgpalli tuleb toetada ja vännata südamega. Mina isiklikult teen seda tõesti. Seda ma tean, Kris, et sina oled tõeline tõsihingeline fänn ja selles mõttes võtakski nagu selle hetke, et üliäge, et sa siin seda kogu oma stuudios ja podcast indust teed, et see on, need on nagu võib-olla tunduvad väiksed asjad, aga tegelikult lõppkokkuvõttes on just need asjad, mis toovad ka nagu jalgpallile, mitte ainult naiste jalgpallile, aga üleüldse ütleme Eesti jalgpallile tähelepanu. Sest et me võime osta mingisuguse plakati kuskile Tallinna Kaubamaja nagu seinale, aga lõppkokkuvõttes see, mis siin toimub, nende inimestega jutud, see on nagu huvitav ja see on, ütleme, ka nagu paeluv ja see on see, mis nagu toob inimesi jalgpalli juurde. Ehk siis aitäh sulle. No tore, kui minu väikene panus teile korda läheb ja ma loodan, et eriti ka teile tüdrukutele ja naistele läheb siis see väga korda, mida ma teen. Kindlasti läheb. Aga võtame nüüd sihikule selle kõige tähtsam asja, et meie see Eesti jalgpalliliit on ju, ja need kõrgemad otsused, et mis näiteks sihid ja eesmärgid teil on nüüd siin lähiajal just nimelt naiste koondises on ju. Sest et kahjuks, kui nüüd päris ausalt öelda ja peeglis vaadata, ei ole paraku need viimased mängud meil nüüd kõige paremini ja ilusasti nagu läinud, et oleks võit. On ju. Ja, selles mõttes see on nagu puhas jällegi matemaatika. Selles mõttes, et meie eesmärk on jõuda mingisugusele finaalturniirile, kes on EM või MM. Kui meie eesmärk see ei oleks ja ka nagu meestekoondise eesmärk see ei oleks, siis meil ei oleks mõtet nagu sinna nüüd ülejärgmine nädal alustame oma aasta viimase laagriga, et siis meil poleks mõtet sinna jalgpallihalli nagu minna, kui see ei oleks meie eesmärk, et jõuda lõpuks mingil hetkel siis finaalturniirile. Ja siin ma korra katkestan sind 29. november Viimsi jalgpallihall 12:30 Eesti, Leedu ja tulge vaatama. Jah, just. Jah, täpselt, tulge. Uus hall ja selline asi, et see peab olema, ütleme, meie nagu see lõppeesmärk, aga kindlasti alustuseks B-liigasse tõusmine, et hetkel me oleme C-liigas ja see rahvuste liiga süsteem on juba mitmeid aastaid olnud, et tegelikult on enam-vähem iga aastase võimalus nagu olemas, et sinna B-liigasse tõusta, et see on, ütleme, järgmise valiktsükli eesmärk muidugi, et see jällegi, kui meil ei oleks see eesmärk, siis mis me ikka teeksime siin, et jah, ma ütleks, et need kaks asja on nii-öelda konkreetselt, mis puudutavad naiste koondist ja noortekoondistega ka, et tore oleks muidugi mängida seal A-tasemel ja saada häid mänge, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi eesmärk, et me saaksime võimalikult suure ja laia kandepinna võimalikult headest mängijatest, kes siis ka ise tahavad neid asju ja tahavad, ütleme, kas naistekoondisse jõuda või profiks saada. Olgu. Aga kui nüüd päris ausalt Maria küsida su käest, et mis sa arvad, et kui suur tõenäosus on, et me siin äkki lähiajal juba peesse saaksime ka? Ei, see tõenäosus on suur. Kindlasti on. Aga kui nagu üleüldiselt nagu koondis nüüd jutt, sa oled ise ka üks seal koondiste asja puhul, kes staffil on ja ise ka treener on, et ütle, kui suur see nagu asi on, et kas naistel vahepeal juhtub ka niimoodi, et treener ikkagi tõesti äkki võib rusikaga lauale öelda tüdrukud, mis asi nüüd see oli, on ju, ja nagu kas vahepeal on nii, et nagu naiste koondises ka nagu pahameelt või kurjust tuleb või see rohkem on ikka seal meeste ja poiste liiga, kus äkki härra Jürgen ja Joel oma häälepaelad ikka niimoodi panevad tööle, et? Ei, täitsa võin käsi südamele öelda, et ei ole mitte mingisugust pudelite jalaga löömist ja laua tagumist olnud, et lõppkokkuvõttes, miks inimesed näiteks karjuvad teiste, miks üks täiskasvanud inimene karjub teise täiskasvanud inimese peale, enamasti on, seal on hästi palju erinevaid põhjuseid, enamasti on seal ühe poole väga suur ebakindlus, aga selleks sa pead kuidagi olema nagu väga sügavalt olema solvatud selle inimese poolt, et kui mina praegu sinu peale karjuks, et ma ei tea, mis sa muidugi peaksid tegema selle jaoks,
aga kui meil on nagu mängijad, noh, see on nagu raske ette kujutada, et mängijad teevad midagi nagu isiklikult treeneri vastu nagu platsi peal valesti, et see treener nüüd tunneks, et ta peaks nagu karjuma nende peale, et noh, loomulikult tagasisidet saavad mängijad kindlasti ja see on... Ja otseselt ma nagu vaata seda karjumist ja mõelnudki, ma mõtlen rohkem niisugust nagu tigedamat häält, et tõesti, et äkki treener oleks tulnud öelnud, et tüdrukud, no mis kurat nüüd see oli, et kuidas me nüüd nii piinlikud saime kaotada, kas nagu endal pole peaaegu piinlik, mida te platsi peal tegite? Aga lõppkokkuvõttes on see, et kui me tõesti kaotame nagu piinlikult või midagi sellist, siis esimesed inimesed, kes teavad seda ja kes ütleme kõike seda enda sees endale ütlevad, ongi mängijad. Ja seda nagu üle öelda, noh, ma ei näe nagu sellel pointi, et pigem on see, et sellel hetkel tuleb oma emotsioonidega toime tulla. Kui on võimalik, siis veel aidata, ehk siis kui me räägime vaheajast, eks ole, et siis võistkonda nagu aidata ja noh, pärast on jällegi nagu see, et noh, mis kasu sellest on, et ma pärast ütlen, et kuule, et see oli nüüd küll täis jama, et noh, et see nagu enamjaolt on niimoodi, et kui mängijad jätavad platsi peal mingeid asju tegemata, siis on väga-väga suur tõenäosus, et see on treenerite staffi poolt neile, ütleme, edasi andmata. Okei. Aga me oleme nüüd siin nagu vaata koondisest rääkinud erinevaid teemasi, aga kui nüüd võttagi käisile äkki see unistus, et me tahaksime EM-ile või MM-ile kunagi jõuda, aga mis sa arvad praegusest nagu meie nii-öelda tulevikust, need noored, kes mängivad näiteks U15 ja siis need U16 ja 17 erinevad nii-öelda koondised, kui suur tõenäosus võib-olla need tüdrukud meid siin näiteks tassivad. Ja samuti me näeme ka hästi vingeid reklaame, mida teeb Jalgpalliliit, kus sa ka ise oled öelnud sõna sekka päris mitmel korral, et see just nimelt tüdrukute reklaam, et kõik see tüdrukud on mängus. Ma arvan, et meil on selles mõttes väga huvitavaid mängijaid tulemas süsteemist, et kõikidest vanuseklassidest, et alates seal isegi U14 piirkondlikest nagu trennidest, et nüüd ütleme, trikk on esiteks neid mängijaid jalgpalli juures hoida. Teine trikk on siis see, et kui nad seda soovivad, siis pakkuda neile võimalikult kvaliteetset ja väljakutsuvat keskkonda, kus nad siis saaksid oma potentsiaali realiseerida ja lõppkokkuvõttes siis ütleme, noh, seda on, ma mõtlen nii liiga tasemelt kui ka tegelikult koondise tasemelt, et ja lõpuks siis panna need mängijad, leida need mängijad õigel hetkel üles või kasutada neid õigetes rollides, et kindlasti alati on tulemas noori häid mängijaid, et pigem ongi küsimus sellest, kuidas me selle nüüd enda jaoks kõige paremini toimima paneme ja kuidas me mängija jaoks selle kõige paremini toimima paneme. Aga oskad sa hetkel ka näiteks välja tuua mõne üksiku näiteks eriti tubli noore tüdruku? Või pigem ei hakka nagu nimetama, et see on ajalugu on näidanud, et neid kindlasti on, aga ajalugu on lihtsalt näidanud seda, et kui keegi niimoodi eriti veel väga noores eas välja tuuakse, siis tihtipeale võib see noore inimese psühholoogiale mõjuda kuidagi sellise survena ja seda kindlasti ei taha. Nii, okei, aga võtame nüüd ette bossid. Nii, Anne-Rei roll Eesti jalgpallis hetkel. No Anne-Rei on peasekretär, et see hõlmab endast põhimõtteliselt ka nagu hästi palju erinevaid asju, ehk siis kui minu ülesanne on ütleme nagu omada ülevaadet ja kutsuda mingisuguseid inimesi kokku, et me teeme mingisuguseid projekte ja nii edasi, siis põhimõtteliselt Anne peab nagu enam-vähem teadma kõike, mis nagu ütleme toimub, mis on nagu see igapäevane töö, ehk siis sisuliselt nagu ettevõtluses on siis see CEO, et see, kes on nagu igapäevaselt nagu juhib seda firmat meil siis, ehk siis ja tema nagu eriline ütleme südameasi on siis ka nagu naiste jalgpall, ehk siis ütleme naiste jalgpallis on ta ka päris palju sees ka näiteks klubidega suhtlusel ja selliste suuremate asjade otsustamisel, ja see ka näitab ju see, et kui ta on UEFA-s on see naistekomitee esinaine ja FIFA-s on ka nüüd seal tähtsas ametis, et ja tänu sellele ütleme
noh, nad võtavad ka seal mingisuguseid otsuseid vastu, et noh, see selleks, aga tema on meie suurim, ütleme, naiste jalgpalli agent maailmas siis, sest et tema on ju otseselt seal ja räägib nende väga tähtsate inimestega ja saab nii-öelda meie riiki ka mingit viisi ju esindada läbi selle. Okei, aga võtame siis ka nüüd sihikule meie kogu jalgpalliliidu kuninga ja bosside bossi Aivar Pohlaku. Kui suure panuse tema annab? Ma siia tulles nagu mõtlesin ja ma üritasin, noh, mitte, et ma teaksin teiste alaliitude nagu tegemisi, aga minu teada on väga vähe alaliite, eriti veel nii suuri alaliite, kus alaliidu president nii konkreetselt igapäevaselt käed küljes nagu tegeleks selle juhtimisega, ütleme nagu selles alas töötamisega. Et kui on jalgpallis Aivar Pohlak, et see on tegelikult see nagu töömaht, mida ta teeb ja kui palju ta näiteks klubidega suhtlebki, et me oleme siin, on vahepeal nagu nalja visatud, et kui paljudel inimestel maailmas on võimalik enda alaliidu presidendil lihtsalt kõne peale tõmmata ja arutada mingeid asju, et kõik, mis puudutab sellist ütleme, suuremate liigade otsuseid ja kompromisside tegemist ja parima võimaliku lahenduse leidmist, aga vahepeal ka ütleme meie huvide kaitsmist, kui me mõtleme nagu väljaspool, siis tema on alati nagu selles osaline. Et ta küll nii-öelda igapäevaselt seal kuskil kontoris ei istu, aga ta on kogu aeg nagu asjas sees, ta kogu aeg töötab ja uskumatult selles mõttes töökas ja ma ütlengi, kuidas nüüd tööalaselt viljakas inimene. No väga-väga tubli ja hea mees igatahes, et selles suhtes Aivarile suur respekt, kui palju ta üleüldse jõuab ja missuguse suure panuse ta igapäevaselt meie Eesti jalgpalli annab. Nii, aga siit küsiks sellist asja üleüldse, et me tegelikult juba varasemalt rääkisime ka siin nagu naistekoondiste üleüldse, aga mis sa nagu puhtalt nüüd sellises asjas võtad, et ma olen ka teiste tüdrukute küsinud, kes mul siin käinud on näiteks 20 aasta pärast. Mis sa arvad, kus kohas me oleme circa 20 aasta pärast Eesti naiste jalgpalliga? Ma tahaks loota, et selle aja peale me oleme mõnel finaalturniiril, kas siis naistekoondisega või noortekoondisega juba käinud. See, kas meil on 20 aasta pärast täisprofessionaalne liiga, ma ei tea veel. See, ma arvan, et see on, ütleme, väga tore unistus, aga ma kipun arvama, et pigem jäävad Eestis, jääme me ikkagi nagu sellise poolprofessionaalsuse peale, mis on väga okei ja mis võib ka väga palju kvaliteeti nagu tuua. Mis minul oleks nagu selle, kas kaudselt seonduvalt, mis minu nagu väike unistus oleks, on see, et meil oleks veel rohkem mängijaid tugevates välisklubides. Ehk siis tahes tahtmata, ütleme, luua Eestis sellist liigasüsteemi ja klubide süsteemi, et me oleksime nagu konkurentsivõimelised ka nagu Euroopas. See nõuab ikka väga-väga palju raha ja ütleme ka väga paljude välismängijate sissetoomist. Et ma põikan korra nagu kõrvale, et kui meil on kõrval Leedu ja Läti, kes tegelikult on siis enda meisterklubidesse toonud väga palju välismaalasi, mis on nende valik ja see on väga okei, et neil on ka nagu, ütleme, sellised konkreetsed ärimehed, nagu sa enne ütlesid, on seal juures, et see võib juhtuda Eestis. Ise küsimus on see, kas me tahame seda. Kas me tahame, et meie liigas oleks hästi palju välismaalasi, kes toovad väga palju kvaliteeti. Täpselt, ja ma olen nõus sinuga, toovad väga palju kvaliteeti, ja see on väga hea ja see on meie nagu just nimelt ka neile noortele tüdrukutele mingil määral jumal hea, et see üks mängija võibki näiteks täiesti vabalt jooksta mingist 5, 6, 7 tüdrukut niimoodi mööda ja selle värava ära lüüa, olgu siis ta Hispaaniast või mingist Kambjast või mingist muust riigist, aga mingil määral, kui nagu teistpidi võtta, siis siin on see ka meie Eesti
Eesti naiste jalgpalli mõnes mõttes tapmine, on ju, et nagu niigi meie Eesti tüdrukud saavad mingit vähe tähelepanu, on ju, mingit väikest rahastust või asja, on ju, ja siis okei, ja siis vaadatakse, et joo, mingi välismaa tüdruk väga hea, okei, nüüd sinna, ja see ongi põhimõtteliselt meie enda naiste jalgpalli tapmine, et siis nagu kahju näiteks, kui mingi klubigi nüüd tahab, ma ei pea siin kodagi konkreetselt praegu silmas, on ju, et seda raha, mis sa nüüd selle välismaa mängijale hakkad tampima, on ju, tambi panema omaenda noortesse tüdrukutesse või nii ja pakuge siuksed asjad, et aga ära mine tööle, on ju, kui hakkad nüüd siin täiskasvanuks saama, hakka minu klubis täiega panema igapäevaselt tööd, ainult sa teed ainult sporti, mitte mingit muud asja ei ole, sa keskendud ainult spordile igapäevaselt, on ju, siis miks mitte, on ju? Jaa, ma olen täitsa nõus, et ma leian, et välismaalaste nagu toomine liigasse ei ole tingimata halb, aga seal peab tasakaal olema. Ja, täpselt tasakaal. Et seal peab nagu olema jah, mingisugune nagu hea siuke balanss selle vahel. Ehk siis, kus ma sellega jõuda tahtsin, mitte selleks, et on meie naabrid nagu mustama hakata kuidagi siin, et noh, on näidanud ju, et neil on ka nagu rohkem edu olnud viimastel aastatel ka nagu nende meistrite liiga eelringidest edasi saamisega, et siin Kintra ja Riga FC on ju said täitsa oma alagruppidest edasi, aga ehk siis 20 aasta pärast olekski nagu lootus see, et meil olekski neid mängijaid tugevates liigades, et meil oleks neid mängijaid näiteks Saksamaal, näiteks võib-olla isegi Inglismaal või Inglismaa nagu kõrgliigas või näiteks Hispaania isegi. Just, ja täpselt, ja me võimegi jääda neid nimetama, et näiteks ju soomlasi, Soomega natukese naiste jalgpalli mõttes nagu eespool meist, aga nad pole ka nagu päris seal tipus, et soomlasi on tegelikult päris palju Inglismaa liigas. Ja päris palju. Kas või üks tüdruk tuleb kohe meelde, kes mängib Tottenhamis, on ju. Just. Konslane ka. Ja neid on nagu läbi aastate olnud, et ma arvan, et seal on ka natuke see, et kui keegi saab kuskil jala vahele nii-öelda põhitegijana, siis skaudid on võib-olla natuke rohkem ka. Et jah, eks siis ma võtakski nagu selle kokku, et 20 aasta pärast võiks olla meil mõni finaalturniiri kogemus ja meil oleks mängijaid, ütleme, tugevates välisliigades. Ja mina võtan selle kokku, et ma näen potentsiaalselt ühte naisterahvast praegu siin istumas, kes tulevikus ilmselt võib panna Rei kingatesse astuda. Ei. See ei ole minu ambitsioon kunagi olnud mingisuguseks suureks juhiks saada. No okei. No kui ei ole, siis ei ole. Aga küsime nagu nüüd, võtame veel siikule seda su mängija karjääri asja, et näiteks ütle mulle, palun, nimeta näiteks selline mäng, mis sulle nagu jääb nagu nii meelde, olgu nüüd see võib olla ka mängija või treener, mis sulle jääb meelde, et tõesti see oli vinge, ma tegin laheda ja super hea asja ära, aga samuti ka sukene mäng, mis on nagu tõesti kripeldama nagu tõsiselt niimoodi, et pagan, oli vaja nüüd sukest asja nagu tõesti nii kurb tujuna. No ma alustan sellest kehvemast, et siis lõpetame nagu heaga, et mängijana ma arvan, et kõige negatiivsema emotsiooni, võib-olla ma eksin ja võib-olla neid on veel, aga oli üks mäng, kus mängisime Tartus Sepal Tallinna Kaleviga, siis ma olin järjekordselt väravavaht ja ma mäletan, et mulle löödi esimese poolaega kas 2 või 3 siinkohal tervitused Ljubov Maksimovale, mingisugune 2 või 3 nagu samasugust väravat, et põhimõtteliselt nad said sealt kuidagi läbi, nad tulid minule 2-1 ja siis kuidagi nagu ma ei mäleta, kas ma siis ei lugenud seda läbi või siis ma üritasin ühte või teist ja siis ma olin ülinärvis, nagu ma olin just hästi pahane nagu enda peale ja siis ma läksin riietusruumi. Siis ma viskasin oma veepudeli nagu vastu maad ja selle peale visati mind riietusruumist välja. See on ainuke esimene ja viimane kord, kui mind on kuskilt välja visatud. Täiesti õigustatult, sellepärast, et ei ole vaja siin nagu loopida mingeid asju, vaid nagu asju paremini teha. Ehk siis, aga ütleme hea emotsioon. Ma ütleks, et jah, võib-olla tookord, kui me Tammekaga PJK nagu võitsime, aga 1-0 siis Tartus Tamme staadionil oli see äkki 2011, ma võib-olla eksin siin arvuga. Et võib-olla see, aga
ma arvan, et mu viimane mäng oli selles mõttes hästi eriline, et esiteks ma tegin, mul oli üks konks, mida ma kogu aeg tegin ka väravas. Ja siis see oli esimene kord, kui keegi võttis mult selle palli jala pealt ära ja lõi värava mulle. Ehk siis see oli nagu kuidagi kurb naljakas, et no nii, tean, et on viimane mäng ja saan selle konksuga endale sisse, aga tegelikult sellest mängust ei olenud ka midagi. Aga kuidagi see südamlikkus ja kõik see, kuidas mind siis nagu ära saadeti sealt, et see, ma arvan, et lõpuks näitas nagu, et kui palju see 19 aastat nagu väärt oli. Okei. Nii, aga näiteks võtame nüüd nagu siukseid teemasid, mis ongi ainult sinuga seotud. Kas näiteks Maria Soodakul on ka mingi hobi või lemmiktegevus? Mulle meeldib, see ei ole nagu tegevus, aga ma kogun kaarte, nagu mängukaartide pakke erinevatest riikidest. Ehk siis väga vinge. Ja see on kusjuures selliseks hobiks saanud, et ma ise unustan iga kord ära, kui ma kuskil käin, aga inimesed, kes kuskil mujal käivad, kogu aeg toovad mulle nagu mingisuguse kaardipaki, ja need ongi harilikud lihtsalt mängukaardid, ükskõik millised. Just, tore on ka seal mingi riigi pilt, aga vahepeal on ka mingisugused erilised kaardid ja süksed asjad, et ma ise just hiljuti ostsin endale mürakaru need mängukaardid, et ma olen suur mürakarude koomiksi fänn. Okay. Aga muus osas selline pigem ma isegi otsin endale praegu hobi, mis oleks kuidagi nagu jalgpallist väljaspool, et kui kellelgi on midagi soovitada, kellelgi on vaja mingisuguse tegevuse kaaslast, mis ei ole padel, siis ma olen avatud pakkumistele. Jah, ma ei saa aru, kuidas see padel üleüldse siin inimestega mängib, et meeldib nii väga, et minu vanem õde ja õemees on täitsa hullud selle padeliga iga jumala päev ja õemeest on saanud juba padeli treener ka igal pool, käib siin Tallinnas asjadel ja mul on teinekord suke andnud, et suvel käisin esimest korda seda mängimas koos nendega, siis kui sina seda veepudelit viskasid, siis jah, ma seda padeli reketit seal ei visanud ega seda puruks ei tagunud seal, et mul tulid kõik võimaliku pandesõnad seal välja, mõtlesin, et jalgpall on ikka õige sport ja mitte mingi padel, on. Aga... Ei, mul ei ole tegelikult padeli vastu mitte midagi, see on äge, et see on nagu nii populaarseks saanud, lihtsalt see võib-olla ei ole see kõlab nüüd nagu imelikult, aga pallimängud ei ole minu nagu teema väga. Eks ma ei tea, mis ma selle 19 aastat platsil tegin, et mingid teised pallimängud ei ole kunagi kuidagi nagu kerinud. Ja. Täitsa arustab. Aga küsime siis ka sellise asja juba ära, et kas Marial on ka mingi eriline selline klubi, mis on sulle nagu südamelähedane, mis sulle meeldib? Ja siis samuti ma mõtlen kohe ka riik, kui sa üleüldse nagu jalgpalli vaatad, et tegelikult need EM-id, kui olid näiteks nüüd see suur naisteni, kus sa isegi olid stuudios ERR-is, on ju? No ma ütleks Inglismaa, et see ei ole küll nagu mingisugune hull lapsepõlve teema, et see mul hakkas Inglismaa, ma arvaks, et selline 6-7 aastat tagasi nagu meeldima, ma ei oskagi sulle nagu põhjendada, miks. Ja tänu sellele ma jälgin ka tegelikult Inglise liigat ja sealhulgas nagu Manchester City naistevõistkond, et samamoodi, kus on nagu need ütleme, mingil hetkel mängisid minu lemmikmängijad, kes on nüüdseks juba mujale liikunud, aga ütleme, see lojaalsus klubi vastu on mingit pidi nagu jäänud. Okei, nii et Manchester City? Jah, aga naistevõistkond, et meeste jalgpalli sealt ma ei oska nagu kedagi väga välja tuua. Okei, nii, aga meil on ka tegelikult üks vaataja küsimus tulnud ja see on meie ühine sõber härra Roger, on ju. Ja siis Roger on tahtnud siis, õigemini ta oli mul abis, mitte ta ei tahtnud küsida, vaid ongi nüüd selline asi. Nii. Koosta ideaalne mängija ainult Eestis aktiivsetest mängijatest ja siis ta on välja toonud sellistest nagu näiteks kiirus, vastupidavus, tehnika, parima löögiga, parim platsi nägemine. Et neid võib olla näiteks mitu tükki, näiteks tooki väljaki Kelly Rosen, Kristiina Tullus. Thanks, Roger, see on täitsa nagu süke hea lihtne ülesanne nagu. No platsi nägemises
ma ei tea, kas ma hakkan nüüd siin nagu nimetama neid asju, aga võib-olla isegi nagu ei koostaks seda ideaalset mängijat, vaid ma nagu selles osas nagu tooks välja, et kui on keegi, kellele alt üles nagu vaadata noorte mängijate poolt, et nagu sa siin Tammikut mainisid, mitte isegi nagu Lisette töö või selle tehnika pärast, kuigi see on ka nagu ääretult hea, vaid pigem nagu selle pühendumuse pärast, mis ta on tegelikult jalgpallile andnud väga-väga väikesest saati. Ja et selles mõttes, et ja noh, Kelly samamoodi, et ma näen, me töötame Kelliga ühes kabinetis, ma näen igapäevaselt, kui palju ta annab sellele, et nüüd peagi 30-seks saades ikka veel nagu olla nii pühendunult ja nii palju selles nüüd tuleb ju suur juuber Preilil. Et nagu nii palju selles jalgpallis sees ja sealjuures seda tehes kõike veel nagu hästi. Et mitte lihtsalt käia kuskil õhtuti toksimas vastu seinapalli löömas, vaid mängida koondise tasemel. Naiste meistriliigas Floras kogu aeg ainult põhi. Just. Samuti kapteni kohustust täita vahetavahel. Et näiteks need ja ütleme ka mitte ainult Florast, et mina näiteks ma ütleme imetlen ka nagu, ma ei tea, imetlen on natuke siuke väga filigraanne sõna. Kuna ma olen fitness-treener, siis minu jaoks nagu ütleme kiiruslikud andmed on ka väga nagu olulised ja kui nendega kaasneb ka nagu normaalne jalgpalluri oskused, siis see on ka minul selline soft spot, et näiteks meil on Emma Treiberg, Maria Orav, seal Anette Salei, kes kõik nagu Katriin Saulus, kes kõik nende tööraadius on kõrge ja siis nad suudavad seda veel nagu kiiresti ka teha, mis on minu jaoks nagu mina nagu mängijana ei jaksanud palju teha. Ma suutsin asju kiiresti teha, aga ma ei jaksanud kunagi palju teha. Ja kaitseomadustelt tooks kindlasti, nagu sa ütlesid juba Kristiina Tulluse välja, kes on nagu selline võitleja, et tõenäoliselt kui tal nagu lastaks, siis ta jookseks, kuni ta paneb nagu mõlemad jalad krampi ja pikali ja samasugune mängija on Annegret Kala Tammekast. Et neid nagu nende puhul ja meil on välismaal Siret Räämet, kes ju seal Austrias ikka nagu väga võimsalt praegu head hooaega teevad. Et kindlasti neid mängijaid on veel ja kindlasti ma sain endale praegu nagu või saan selle listiga rohkem pahameelt kui heameelt, et ma kedagi nagu ei maininud ja neid mängijaid oleks nagu ikka nagu meeletult palju, keda tegelikult mainida ja keda välja tuua, et aga jah, niimoodi ma ei oskaks teha, et ma võtan sinu parema jala, sinu vasaku jala, sinu pea, sinu aju. Õnneks sellist mängijat ei ole olemas. Okei. Kuna tavaliselt ma viimaseks küsimuseks küsingi niimoodi podcasti saatekülalised, kes siia on tulnud mul on ju, et kuidas siis minu väike panus sulle korda läheb, aga me juba tegime sellest jutt ära, nii et ma ei saagi küsida, siis äkki ma küsikski pigem sellise asja, et lõpetada, et on sul rääkida mõni näiteks naljakas juhtum oma mängija karjääri jooksul on ju, või näiteks mis ta on koondises juhtunud või üleüldse äkki kas või praegusel tänasel hetkel jalgpalliliidus. Nagu siuke umarik asi, et näiteks ongi nii, et kuhugi nüüd välja minek on ju, mingi asi on maha jäänud on ju, või mingi näiteks õnnetus on konkreetselt juhtunud on ju. No see, ütleme, oli selline juhtumatu õnnetus, aga kui ma olin Jarmo Madikainen oli siis naistekoondise peatreener, ma võin nüüd aastaarvuga eksida, aga see võis äkki olla 2020 siis nagu lõpp, sest et Covidi aeg oli, me charteriga lendasime ja nii edasi. Ja ma mäletan, et Karina Kork, mina olin siis varuväravaina ja mina olin siis, tähendab Karina Kork oli siis põhiväravat ja mängisime Sloveeniaga Sloveenias ja ta sai mingeid hulle pauke, nagu püüdis palli kinni, jälle keegi lendas täiega sisse ja siis ma mõtlesin, et davai, et ma näitan nagu
et ma tahan hullult mängu minna ja siis iga kord läksin kiiresti kohe esimesena sooja tegema ja nii edasi ja olin ülivalmis nagu kogu aeg nagu mängu sekkuma. Ja siis mäng sai läbi, Karina sai õnneks lõpuni mängitud. Ja siis lähme riietusruumi tagasi, siis vaatan sinna, samamoodi nagu sinul siin on, vaatan sinna oma sinna kappi ja vaatan, et mu vormisärk ilusti nagu ilutses seal kapis veel, ehk siis kui ma oleks sinna mängu läinud, siis mul ei oleks mitte midagi selga panna olnud ja okay. Ehk siis võib-olla kui mul oleks särk kaasas olnud, oleks mängu saanud, aga et see oli nagu selline juhtumata nagu õnnetus. Aga selliseid asju on juhtunud ka, et ma ei tea, kellelgi ei ole pükse ja siis kuskilt tuuakse neid pükse ja nii edasi, aga neid kindlasti on. Neid asju, mis on nagu kuidagi sellised kurioossed, aga ja neid on kindlasti nagu nii palju, et mul lihtsalt ei tulegi võib-olla praegu nagu nii palju meelde. Ükskord, kui me korraldasime heategevusüritust Roosa jalgpalli, siis ma tahtsin veekeetjat kuskile seina panna. Siis ma võtsin tervet staadionilt elektri ära, aga parajasti esines bänd ja laulja ja kõik ja siis mina seisan oma veekeetiga seal, mõtlesin, et tahtsin teed teha nagu ja siis õnneks ma ei mäleta, kes see oli. Ta lahendas selle väga ilusti ära, ta ütles, et et davai, et teeme aplausi mingisugusele elektrifirmale ja siis selle aja peale juba jõudis keegi need korgid sisse tagasi panna, aga ja see jäi pikaks ajaks saladuseks, et mina see olin, kes selle nagu välja võttis, sellepärast, et tuleb välja et veekeetjad võtavad nagu korraga, nagu ühe korraga sükse päris palju energiat, ehk siis kui kellelgi on kontsert, siis hoia oma veekeetja kuskil eemal ja paku inimestele külma teed, kui on vaja, aga ära topi seda sinna samasse pistikusse. Aga väga tore, sellega ongi võtta hea kokku meie tänane podcast. Tänaseks minu vestluskaaslaseks oli minu sõbranna Maria Sotak ja jääga ootama, kes on juba järgmine, aga ennem seda palun minge YouTube'i, pange meile follower, minge pange Instagramis follower, Facebookis. Tahame tänada oma koostööpartnerit, kes meil on siia pannud head snäkid välja, juustupallid ja vee ja kõik see nägemiseni. Tšau! Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast Kris küsib.